et need erinevad, see on täpselt see, mille kohta ma eile tegin riili, et jah, me saame nagu elada nii, et me ainult teeme praktikaid, aga mitte midagi ei võta enda elu osaks, on ju, ei integreeri seda kuidagi enda ellu. Ja siis me saame valida nagu selle kehastamise poole, kus me päriselt nagu ühel hetkel nagu teatud praktikatest nagu saavad elu osad, mis enam ei ole praktika, vaid on lihtsalt nagu elamine. Ja ma saangi aru, et see koht minu jaoks nagu on olnud hästi huvitav, kui palju ma olen elus teinud praktikaid. Ma mäletan oma niisugust enesearengu algusaega. Mul oli külmkapi peal to-do list. Tähendas seda hommikul roheline smuuti, siis vee joomine, siis, ma ei tea, jalutuskäik, siis päeviku pidamine, siis, ma ei tea, väikeste võitude ülesanne, siis õhtul tänulikkuse ülesanne. Ja tegelikkuses mõnes mõttes oligi see periood minu niisugune nagu äh, praktikate õppimise periood, millest tegelikult elu osaks jäid väga väike osa. Sest noh, näiteks minu jaoks väikeste võitude ülesanne tundub mulle üks kõige tüütumaid praktikaid üldse, mida tehakse. Aga ma saan aru, et mingil ajaperioodil mingile grupile inimestest võib see olla väga vajalik, kes üldse ei oska näha nagu enda produktiivsust kuidagi. Et minul ei ole olnud sellega nagu probleemi, et ma ei oskaks ennast tunnustada mingite asjade eest. Või aga ma saangi sellest aru, et mingites eluperioodides võib olla väga vajalik selleks, et üldse saada nagu käima, on ju. Ehk siis, et noh, ja see on niisugune meesenergia pool, aga kuna minul isiklikult on seda meesenergia poolt nagu taevani elus, mina pean keerama seda naisenergia nuppu nagu peale, et mul oleks neid naiselikke pooli, sest ma mäletan ennast nagu riigisüsteemi ajast. Mul päevakavva veel kuulus lisaks sellele, et ma päev otsa olin nagu põmm-põmm-põmm juht. Sinna kuulus mul veel ka iga päev 5–10 kilomeetrit jooksu, mis on väga niisugune ja ma päriselt tegin seda ja ma käisin maratonidel ja nii edasi, on ju. Ja ühel hetkel mu keha lihtsalt ütles, et ei, Niki, ei. Siin läheb piir, sest et ainult nagu kogu aeg sa oled nagu terve päev otsa ainult selles energias ja ainult siis, kui sa võtad oma beebi sülle, siis sa oled nagu mingis natukene pehmemas kohas, on ju. Ehk siis, et see ongi nagu see koht, et ja need praktikad või need tegevused, mida ma siis igasse kohtumisse tahan kaasa tuua. Ja siis need saavadki olla nagu sellised, et osad on neist kindlasti need, mida ma võib-olla kuidagi alateadlikult ja automaatselt teen. Ja siis osad on ka need, mida ma ise tahan testida, mis jõuavad minuni kuidagi läbi minu enda mentorite, võib-olla mingite asjade, kus ma tahan proovida midagi ja siis me saame seda koos proovida. Sest et ma saangi aru, et ma olen nagu ehitamas üles mõnes mõttes seda iseennast, kes ma tegelikult ju oma teadvuses olen. Aga ma ei ole veel võib-olla teadvustanud mingisuguseid nüansse, mida see Einike tegelikult teeb. Ja täna ma mõtlesingi, et me natukene pühendume ja kasutame ära seda pööripäeva energiavaibi natukene, et mõtestadagi seda poolt läbi, et kes on see, miks ma peaksin teadma, kuidas ta saab mind aidata päriselt igapäevaelus just sellel kehastamise poolel, et hakata teda endale, noh, et me saaksime samastuda, et ma saaksin juba olla see, on ju. Ja ma mõtlesingi, et see võiks olla täna nagu see niisugune fookusteema. Ja siis sealt edasi lähekski tegelikult ka natukene uskumuste tasandi juurde. Et mis juhtub siis, kui me lubame endal päriselt kuidagi vaadata seda versiooni, keda me juba näeme, kes võib-olla juba annab meile juhiseid, kui me lubame tal juhiseid anda. Ja siis millised lood hakkavad tulema ka nähtavale siis, kui me lubame endal seda ennast näha. Sest et ainus põhjus, miks me juba ei ole, see on see, et meil on mingid enda sisemised plokid, on ju. On need siis lihtsalt kehalised mingid energeetilised plokid või on need hoopis meeletasandi loodud, mis on lihtsalt mõistuse mingi harjumuste kogum. Minu enda isiklikus ettevõtlusteekonnas on olnud see minu niisugune libisemise koht, et mul on olnud alati lihtsam tulla teistele vastu kui iseendale vastu.
ehk siis, et lihtne on hakata libistama nagu nende kohtade peal, kus selleks lõplikuks kasusaajaks olen mina ise ja siis alati kuidagi tahavad teised asjad eest minna. ja samas ma olen otsustanud siin, ma arvan, et märtsis ma tegin selle otsuse enda jaoks ära, et tegelikult ma tahan tõsta enda ettevõtet enda elu prioriteetides ja ka seda iseennast, seda naist, kes ma olen, tegelikult prioriteetides ettepoole. Et ega muul viisil asjad ei hakka voolama, kui mina iseenda jaoks kohale ei ilmu. ükskõik, kas siis naisena või ettevõtjana, sest et jäävad augud, ärakadumised toimuvad ja ma arvan, et praegu on niisugune täpselt nii palju ruumi, et seda muudatust teha. et see on minu jaoks niisugune endale ka niisugune põnev väljakutse, et kuidas päriselt siis enda jaoks, enda asjade jaoks kohale ilmuda. aga jaa, kui nüüd rääkida sellest täna niisugusest fookusteemast või, et siis see minu jaoks identiteedi asi on ennast virtsatanud ju tegelikult väga pikalt. et kui me räägime sellest identiteedist, mis kaasneb meil väga paljude teemadega tegelikult, seda saab võtta hästi laiapildina, et a la ma olen naine, kes, ma ei tea, loob miljoneid, mis võib olla niisugune katusidentiteet. aga see võib olla ka naine, kes no võib-olla on näiteks armastav partner, on ju, see võib olla mis iganes identiteet. ja see on olnud minu jaoks praegu üks suurimaid küsimusi, et tavaliselt, et meil on ju lihtne, noh, meeletasandil me suudame ette kujutada, näed, siin on see teine variant, et noh, mine nüüd siia selle teise variandi juurde, ole see nüüd, on ju, ole. ja ma saingi selle nädala nagu, no mul siiamaani, ma märkan, et peale seda, kui ma no, otsustasin ära, kelleks ma tahan nii-öelda saada või kes ma tegelikult juba oma teadvuses olen, mu, nii kui ma arvuti taha istun, ma tunnen, ma pole elu sees niisugust asja teinud. õlad lähevad ülesse ja hommikuti ärkan üles niimoodi, et nagu õlad on üleval ja niisugune tunne, nagu keegi istuks siin selle niimoodi minu abaluu taga. noh, lihtsalt läbi selle, et ma olen nüüd hommikuti valinud seda tantsimist teha, hakkasin, noh, kehatunnetus läheb järjest paremaks, siis sa märkad neid mingeid muutusi kehas. ja saan aru, et no mingi asi on. ja siis ja ma praegu, et kui ma varem oleks olnud see, kes läheb kohe nagu kaevab sisse ja vaatab kohe, ma tahan teada nüüd ja praegu, et nagu mõistusest tahan teada, siis praegu ma olen hästi palju ellu loonud just seda, et kui ma midagi ei tea ja ma märkan seda, ma teen võib-olla mingeid liigutusi ja tantsin ja just selle taotlusega, et ma saan ise teada, mis see on, mis see on. tegelikult saangi aru, et üsna sageli ei ole küsimus selles nagu teadasaamises, et kes ma siis nüüd, kes see next mina olen, vaid tegelikult on küsimus sellest, millisest vanast ma nii kõvasti, millisest identiteedi osast, sellest vanast osast ma kinni hoian. sest et see muutus ju toimub loomulikult, kui mul ei ole vastupanu see olemises. ja tavaliselt ongi, me saame, noh, see mõnes mõttes, et kus meie fookus on. et ja saangi aru, et mingi koha peal ma saan aru, et ma hoian kinni mingist vanast identiteedist, mis on mulle nii kallis, mis ei luba mul nii-öelda seda muutust või shift'i teha. ja see on midagi sellist, mis ma olen viimasel ajal märganud, et see, et ja mõnes mõttes ka enda niisugusesse märkmikusse kirjutanudki, et aita mul näha, et noh, et ma ütlengi, et kui ma kirja panen selle nii-öelda siis otsusena või loona, siis ma panengi ta nii, et ja ma tean praegu või et ma näen selgelt, millisest osast ma hoian kinni, siis see hakkab kohe mulle looma. ja see praegune nii-öelda, mis mind on hästi palju toetanud, ma just vaatasin, täna mul on 13. päev tuleb õhtul, et ma õhtuti reflekteerin päeva, aga ma panen sinna siis 20% ka seda manifesteeringut sisse, onju.
ja see on nii ilusti hakanud mulle näitama seda, mida ma julgen küsida, mida ma julgen luua ja siis ka seda kohta, kus ma hoian ennast tagasi. ja tegelikult ju tagasi hoiab see mingi osa minust, kes kardab seda mingit muudatust või muutust. ja seda on nii huvitav olnud jälgida, et kuidas mõni päev lihtsalt nagu ei, et mingid, ma ei tea, noh, kasvõi toon näite. Ma pole vist elus mitte kunagi isegi küsinud seda, et ma ei tea, ootamatult tuleb minu kontole mingi suur summa. noh, see on olnud minu jaoks mingi selline nagu, et minu meel on alati tahtnud teada, et kuidas see saab tulla ja millal võib see juhtuda. ja ma saingi aru, et jah, mul on palju lihtsam äh, nii-öelda manifesteerida siis neid summasid, mida ma näen, mis on nagu oodatavad summad. aga niisuguseid ootamatuid sissetulekuid, ootamatuid pangakonto muudatusi, ootamatuid asju, mul on olnud väga keeruline isegi nagu kirja panna, kuigi kes ütleb, et noh, kirjuta lihtsalt, mis see siis kirjutada on nagu, kirjuta lihtsalt, et paned, et ma ei tea, ootamatult juunikuus laekub mu kontole mingi summa, mida ma ei osanud ette nähagi, onju. ja, ja siis ma saan aru, et tegelikult läbi selliste väikeste reflekteerimiste hakkab, kui seda teha pidevalt, nagu püsida ühe asja juures pidevalt, mitte teha ainult ühel päeval, siis hakkab sealt tulema välja seda. ehk siis see nägemine saab tekkida sellest, et kus ma seda vana kinni hoian, tegelikult sellest, kus me nagu mõnes mõttes aina paremini nagu saame detailideni teadlikuks sellest endast, keda me juba nagu teadvuses loonud oleme, kes me oleme juba olnud võib-olla enda niisugustes kujutlustes. ja mina näen küll, et praegu nii ilusti, noh, järjest hakkavad need detailid tulema välja. et mis koha peal ma siis nagu hoian ennast tagasi ja mis koha peal ma tahan elu kontrollida. et see kontrollimise koht on ikkagi ja tavaliselt see vana osa, vana identiteet, see vana lugu on see, kes. mina tahan säilitada seda kontrolli selle sinu elu üle. ja, ja huvitav ikkagi, et mõnes mõttes on nii huvitav jälgida seda iseenda meeletasandil toimuvat ja siis ka nagu keha tasandil toimuvat, et kas toimub see avanemine. vaata, et kui ma kontakteerun ja mulle endale kuidagi sellel nädalal jõudis see nagu kogemus. võime teha kohe nagu mõtteharjutuse kaasa. ma ei tea, sa võid ise mõelda, mis see sinu summa on, aga no mängime kõik koos lihtsalt mängu mõttes, et mängime niisugust miljonimängu. et mõtle selle enda peale, kellel on kontol miljon. nagu lihtsalt vaata, mõtiskle selle peale, et nii, on Einike, kelle kontol on 1 miljon. kuidas see Einike, näiteks tulevad mingid tavapärased arved. noh, lihtsalt mingi, ma ei tea, elektriarve ja telefoniarve ja kütusetablool see number seal muutub 1,567 või siis on 1,79 või on 1,20 on ju. et kuidas sellele, Einikesele, kuidas sellele sinule tundub arvete äramaksmine, igapäevaste arvete maksmine? mis tunne kehas see tekib? ja sinu kontol on praegu 1 miljon Mhm. ja nüüd tulevad sulle need igapäevased arved, mis tavapäraselt tulevad. mis tunne sul tekib, mis tunne on arveid ära maksta? ma ütleks, et mul kehal läheb nagu rõõmuga maksan, mitte mingit Jah, probleemi ei ole. ja mingit probleemi ei ole, ei, ei. jah, meeldib, et asi väga kaugel, jah. ja kui su arvel on nüüd 500 eurot ja tuleb neid erinevaid pisikesi arveid summades 100 ja 80 ja neid tuleb 10 tükki, mis tunne siis kehasse tekib? seda perspektiivi.
ja siin ei pruugi, sul ei olegi seal plokki, siis sul on igal, vahet ei ole, kas sul on 500 eurot arves või on miljon arvel. seal ei olegi siis sul vahet, kui seal blokeeringut ei ole. aga mina võiksin öelda nii, et mina isiklikult, minul on väga suur vahe. kui ma olen see inimene, kellel on miljon, ma näen, et mul nagu rõõmuga, ma nagu isegi paneks topelt võib-olla kellelegi ja ma veel annetaks ja mul tekib hästi suur avardumine enda käes. ehk siis see identiteet, see einike, kellel on miljon kontol, tema jaoks need igapäevased tavapärased arved pole probleemi, mitte mingisugust emotsiooni ei tekita. nüüd, kui ma mõtlen sellele einikesele, kellel on kontol 500 eurot, siis noh, ja siit ja nihukeste mängudega hakkabki tulema välja see, et oota, sellel identiteedil on sellel, et kui mulle tuleb arveid sisse, et mul on vaja nüüd teha makseid 800 eurot ja mu kontol on 500 eurot, siis mul toimub mingi kokkutõmbumine kehas. isegi ja noh, ja see on nüüd see teadlikkuse töö, et kuidas äh, ka sellisel juhul rõõmuga arveid maksta ja võtta rahulikult ja usaldada, et raha nagu tuleb peale. ja minu jaoks see taipamine oligi nagu täpselt seesama nagu näide, et kui ma mõtlen nüüd sellele inimesele, kes on praegu, et oma nii-öelda side, praegusel hetkel minu elus mõnes mõttes nagu side business on ju, on olnud praegusel hetkel minu ettevõte, sellepärast et ma käin muidu ikkagi päevast päeva teise organisatsiooni jaoks töötan. ja kui ma mõtlen nüüd, et näiteks, et see 10 000 eurot teenike, mis valikuid ja otsuseid ta teeb ja mis tundega ta maksab arveid või mis tundega ta on nagu oma kohustuste eest tasub, siis ma ütlen, et isegi see 10 000 einike ja 1000 einike on erinevad, ta teeb erinevaid otsuseid. 10 000 einike hakkaks mõtlema sellele, ta tahab assistenti võtta, ta tahab, et keegi looks talle mingit süsteemi, struktuuri. ja mõnes mõttes need perspektiivid hakkavad ju ka mängima siis, kui me mõtleme sellele, et ja minu arust üliäge on, et need perspektiivid hakkavad mängima. et ilmselt selle, ütleme, miljoni euro einikese igakuine nagu see flow, mis tal käib igapäevaselt raha selleks läbi, et see miljon tal kogu aeg mingi saving'u kontol, noh, nii-öelda on ülejäägis. siis selle einikese ilmselt kuukulutused oma kodule, oma ärile, oma mingitele asjadele on natukene suuremad, kui on sellele 10 000 einikesel või 1000 euro einikesel. ehk siis, et mõnes mõttes, et selleks, et noh, ja samas ma ei välista seda varianti, et on olemas nagu miljoni einike, kellel on äh, ta ei tee mitte midagi nagu teistmoodi. noh, teoreetiliselt on see võimalus olemas. ehk siis, et elan oma metsaonnis, sõidan oma vana autoga ja tegelikult olen loonud selle lihtsalt niisuguse high ticket klientidega, kellest töötangi, ma ei tea, 10 kliendiga, mul ei ole mingit struktuuri selleks vaja luua, süsteemi enda nagu, et ma peaksin assistenti võtma, et ära manageerida 10 makset kuus, on ju. noh, teoorias on ka see võimalus olemas. aga üldjuhul on nii, et kui me hakkame mingitel hetkedel neid hüppeid tegema, siis mõnes mõttes ka meie kuludesse tekivad mingid väiksed hüpped. ja kuidagi see harjutuse nagu minu jaoks see mõtteharjutus viiski nagu ka veel lähemale sellele minu, ma arvan, et kuu aega tagasi, võib-olla me Madli sinuga ka tegelikult sellest rääkisime, selle taipamiseni, et kui, et mingeid otsuseid on nii palju lihtsam teha siis, kui ma teen seda juba selle einikesena, selle 10 000 einikesena. aga kui ma nagu pean seda otsust tegema selle praeguse mina koha pealt, kelle reaalsuses võib-olla ei ole mingid asjad materialiseerunud veel, siis ma võin hakata amokki jooksma ja ei tea, kus minu need piirid on ja standardid, et see 10 000 euro einike tegelikult ütleb ette selle 10 000 euro einikese standardid. ja see on hästi huvitav mäng, nagu see identiteedimäng, oota, ma olen nüüd siin, ma olen nüüd siin ja tegelikult sellel praegusel minul on igal hetkel võimalik ju elada oma Delulumaal. vahet ei ole, millisel maal ma valin elada. ja see teadlikkuse mäng ja see fookuse mäng hakkabki ju selle koha peal käima. et kellena ma maksan praegu arvet, kellena ma teen kodus süüa, kellena ma lähen sõbrannadega välja. mingite identiteedikohtade peal ei ole vahet üldse. noh, ma ei tea, ema identiteedist vaadates, noh.
ilmselt ei pruugi minna sõbrannadega välja niisugusest tema kohast, on ju, või isegi mitte rääkida lastest ühtegi sõna ja üldse kuidagi see ei saa mõjutada. ja samas on mingid identiteedid, mis meie niisuguse olemusega käivad kokku, mis on väga tugevalt meil seotud, on ju, sellega, kuidas me käitume, mida me valime või ei vali, millele ütleme ei, millele ütleme jaa. Nüüd on ja hästi huvitav kogemus või taipamine tekkis, ma arvan, et 2 aastat tagasi, kui ma igakuiselt tegin ühe niisuguse meistriklassi, kus ma saingi naistega kokku aga ma iga kord valmistasin ette ka selle teema ja sisu ja, ja tegelikult tuli nagu hästi tummist kraami. ja mis oli minu taipamine või kuidagi üllatus, et tegelikult, kui me räägime üldse enda soovidest ja kirest ja siis sellest, kasvõi sellest versioonist, kes ma siis tegelikult tahan olla. Ja siis me jõudsime nagu selle kohani, et minu plaan oli, et me jõuame nagu käia kõik terve loomise tsükli nagu aastaga rahulikult läbi, onju. ja saate aru, pool aastat me tegelikult tegelesime soovidega ja sellega, et puhastada ära mõnes mõttes oma soovid. ehk siis see noh, mõnes mõttes, et üsna sageli me oleme loonud endale, et noh, et kui me päriselt võtamegi praegu paberi ja pliiatsi ja hakkame kirjutama, et noh, milline see, et ma olen Einike, kes teenib näiteks, kes loob igas kuus 10 000 eurot oma ettevõtte kontole, onju. ja milline ja need on nii tüüpilised harjutused on ju, et mida ta kannab, kuidas ta räägib, kes ta nagu on. ja üsna sageli me automaatselt hakkame looma pilti sellest mingist noh, arhetüüpsest ärinaisest näiteks või mingist suhtest. ja, ja kui me päriselt võtame aega selleks, et ära kirjeldada nagu päriselt noh, et seda mingit, et me ei julgeks sinna sisse panna ka nagu seda ennast, kes, kuhu poole meil tegelikult päriselt kutsub. huvitav, et see hakkas niimoodi nagu rullima, et tegelikult inimesed hakkavad endale kirjutama ise identiteeti, mida nad tegelikult ei taha mis on nagu programmeering. noh, kõige lihtsam näide, ma arvan, et see ongi see, et kui me küsime niisuguse keskmise 20-aastase käest, kes on ilusti süsteemi järgi elanud või nagu hästi niisuguses süsteemi väljas, et me siin erandid jätame kõrvale, kes on võib-olla juba teadlike vanematega elanud. aga see on umbes noh, selline strateegia. lõpetad keskkooli, siis lähed ülikooli, siis sa lähed tööle, siis tuleb partner, siis saad lapsed ja siis sa või noh, siis ostad maja ja siis saad lapsed ja siis sa käid tööl ja nii edasi. ehk siis üsna sageli me hakkame nagu seda enda mingit unistust kirjutama lahti ja siis me läheme mingisse niisugusesse kohta, kus me äh, läheme sellesse programmi lõksu nagu, mida ma pean tahtma, mitte see, mida ma tahan. ma võiksin tahta niisugust ja mul on hästi hea meel, üldjuhul läbi aastate on olnud kuidagi niimoodi, et mul on au töötada tegelikult endast vanemate inimestega või naistega üsna sageli just selle koha peal, et kus tegelikult need naised on juba nii palju teadlikud enda soovidest, vaata, et enam ei pea nagu minema seda nagu seda 20-aastase lugu nagu kirja panema, vaid on juba teada saada ka need asjad, mis on siis olnud tegelikult nagu, need on läbi tehtud teemad ja juba on teadlikkus olemas tegelikult sellest, kes ma siis, mida ma tegelikult tahan, on ju, millist suhet ma tahan, milline naine ma tahan olla, millised riideid ma tahan kanda, millistes riiedes ma tunnen mugavalt, millise autoga ma sõita tahan, on ju, noh, need on niisugused pisikesed asjad, aga need on mingid sellised kohad, kus me tegelikult nagu saame minna hästi täpseks ja mõnikord see, noh, mina olen praegu toonud seda raha näidet, aga see võib olla hoopis midagi muud, see on nagu õnnelik Einike, on ju. see on Einike, kes elab täiega elusat elu, seda identiteeti nagu endal lubada tunnetada, on ju, mida ta teeb. ja kui ma tegin siin just abiturientidele seda kõnet, on ju, sellel nädalal, siis see täpselt see, et kes sa oled siis, et kes sa oled see,
kes on see inimene, kes teeb seda otsust, et mis on nagu, mida edasi teha enda elus või mida tahta üldse õppida, on ju. et siis see on nagu see koht, aga mis mind päriselt paneb süvenema, mis mind päriselt paneb elama, kuhu poole mind tõmbab, kuhu ma oleks valmis oma südame sisse panema, on ju. Ja siis sealt nagu ja mõnes mõttes ta hakkab ette ütlema neid asju, ta hakkab ette ütlema mingeid valikuid, et kas ma lähen sinna või ma lähen tänna, on ju. Ja kui me lubame talle ette öelda neid valikuid, sest et see on kõige huvitavam asi, et mõnikord me teame väga täpselt, mida me tahame ja midagi meis sunnib valima nagu teistmoodi mingi vana programmi pealt, vana loo pealt. et ja nii huvitav. just mina olen vaadanud, et kuidagi enda puhul seda, et see nii tubli tüdruk, see, kes on nagu lojaalne oma perele, see tubli tüdruk, et nii huvitavalt, et kui palju ma tegelikult luban endast nagu üle sõita, isegi kui ma tean, milline ma olla tahan tegelikult või tähendab, kuidas ma elada tahan lausa nagu. ehk siis, et kui astud mingist lävepakust üle ja siis kuidagi järsku läheb käima see vana lugu, vanal viisil tegutsev Einike. ja minu arust see ongi kõige põnevam selle mängu osa, et ma ei lähe enam nagu, et lähen teadlikult sisse ja märkan, kus koha peal need trigger'i punktid on. et sina oled kogu oma elu looja, ka selle konstellööri looja ja ka selle väljalooja ja nagu kõige looja. et siis minule nagu hullult meeldib selle koha peal nagu noh, mul oli nagu, mul on mingi endal häkin lahti praegu mingit enda vihaprogrammi. ja siis ma mõtlesin, et nagu nii huvitav, kuidas me saame olla, noh, et kuidas me olemegi päriselt nagu enda elu loojad, et me oleme ka selle trigger'i loojad ja siis selle loojad ja siis tolle loojad ja siis ka enda mentori loojad ja õpetaja loojad ja ma ei tea, laste loojad. ja siis tegelikult, kui sellesse tasandisse minna, siis see tegelikult aitab nagu võtta omaks seda päriselt seda, et ma olengi looja ja see hakkab nagu mõnes mõttes on see tõestus sellest, et ma olen enda elu looja ja siis ei ole vahet ja ma arvangi, et ma just täna hommikul mõtlesin, et kuidas minu see lapsevari on nagu mõnes mõttes läinud käima just nende kohtade peal. et ma olen terve elu ikkagi oma mentoreid ja õpetajaid ja kedagi kogu aeg endast ülespoole pannud, autoriteet, autoriteet, autoriteet. ja siis ma mõtlesin, et üliäge on lihtsalt see, et täna ja siis ma mingil hetkel hakkasin ka nende õpetusi kuidagi, et mis mind nagu hästi tükk aega hoidis tagasi, oli see, et, et vaata, üks õpetaja räägib nagu ühte ja siis ta ütleb, et aga see saab toimida ainult siis, kui sa pühendud ainult sellele nagu teooriale ja teed asju ainult sellest teooriast. ja siis ma mõtlen nagu, et aga kurat, mina olen ju mina ja tegelikult minu praegune avardumine on toimunud ainult läbi selle, et ma olengi võtnud jupikesed igalt ühelt, mis minule sobib, mis minuga resoneerub ja kurat, ma elangi nii, nagu mina tahan. ja keegi ei saa mulle öelda, kas ma teen kukerpalle või ma iga päev mediteerin või ma iga päev tantsin või et see tegelikult ei saa mulle mitte keegi ette seda öelda. aga seni, kuni ma arvan, et ma peaksin tegema ainult selle ühe asja järgi, sest siis muutub mu elu, siis ma tegelikult kogu aeg ütlen seda, siis muutub mu elu, ma tegelikult lükkan seda kogu aeg tulevikku ja hakkan ennast aina vähem usaldama ja nagu järjest vähemaks läheb see eneseusaldus. ja siis ma olen paigal, mõtlen, oh, keegi võiks mulle ette öelda nüüd selle vastuse, et mida mina siis nüüd peaks tegema, keegi võiks tulla mind päästa siit ära. teine asi, mis ma ka nagu taibanud olen, ja tegelikult mul on see nagu teadmine ju olnud pikemalt, ma mäletan seda, et üks minu esimesi õpetajaid või noh, niisugusel, kui ma teadlikult vaimsel teele läksin, siis oli Kaari Shiromani ja tegelikult ma läbi tema sain teadlikkust enda mediteerimise viisist või noh, et ta ütleski, et kuna mul on see meel nii aktiivne ja blablabla bla, bla, siis see, et ma hakkasin kohe nagu vaikides koha peal silmad
tunni mediteerima. Mhm. see ei pruugi mul üldse õnnestuda, sellepärast et mu keha ei saa sellest meditatsiooni vormis, see ei ole võib-olla see minu viis, et ma pean leidma selle enda viisi. ja Jah. tegelikult see aitas mind toona hästi kaugele edasi, et ma leidsingi sellise jalutava meditatsiooni, kus ma Mhm. lihtsalt võtangi näiteks, noh, ma alustasingi seal, mõne jaoks on see kudumine või heegeldamine, onju. Mhm. et aga mina Flow. ja noh, see, Ja, et see võib olla, et igalühel on see erinev viis, kuidas mina sellesse nagu seisundisse lähen, kus ma Mhm. olengi nagu ühenduses ja tegelikult kontaktis endaga. ja siis Mhm. nüüd mul tekkis nagu, et hästi paljud praktikad viimasel ajal nagu, mis on ju peavoolus võib-olla rohkem nagu noh, juhendatakse ka meid üsna palju selleni, no et too see tunne siia kehasse ja siis lõdvestu selle tundega. ja ma olen ise ka, ma olen mingeid protsesse väga edukalt niimoodi suutnud läbi teha. ja, ja siis ma sain nagu lihtsalt taipamist, ma hakkasin mingit trenni tegema, mingit somaatilist praktikat tegin seal mingit 21 päeva. ja seal oli nagu treener, noh, nemad olid nagu muidu jõuka treenerid, aga nad olid teinud mingi somaatilise programmi, sest nad olid võtnud selle somaatilist osa juurde, andsid. ja siis ma sain aru ja siis ja saad sa aru, sa teed neid mingeid staatilisi niisuguseid hiitharjutusi on ju, teed ja teed ja teed. ja siis aga tema nagu see nõks oli siis see, et ta iga natukese aja tagant, kui sa tegid peale seda intensiivset protsessi ja siis ta tegi sinna vahele niisuguseid puusavenitusi ja asju. ja mina näen, et no emotsioon hakkab tulema kuskilt kehast ülesse ja tema ütleb, teadvusta seda ja nüüd lähme uude liikumisse. et see on see emotion nagu, et sa pead lubama sellel emotsioonil nagu, et sa töötad selle palju kiiremini läbi, kui sa lihtsalt lähed, viid enda keha järgmisse liikumisse. ja siis sealt kuidagi ma sain aru, et aga võib-olla minu viis ja miks mulle tantsimine väga hästi sobib, nagu need minu just see sisemise tantsija praktika nagu vaatest, et ma ei lähe mõistusesse, ma ei saa mõistuses seda asja nagu teha. jah, et jah, mu keha nagu, et see jah. tuleb, see liikumine ja siis ma saingi aru, et okei, mina vajan ju tegelikult liikumist, miks ma surun ennast sinna nagu paigalolekus lõdvestumisse, kui see mind Mhm. nagu tegelikult mõistus sekkub lihtsalt nii palju, et ja ma olen väga-väga üliaktiivse mõistuse maailmaga muidu. ja Mhm. siis ma saingi aru, et jaa, et ei ole vale see, et keegi õpetab niimoodi tegema, sest see on tema viis ja tema puhul see toimib. aga see ei ole ainus viis. ja mul on terve elu nagu mulle meeldinud just ju see viis, et või kuidagi ja ma olen läbi human design'i saanud ka selle teadmise, et ma olengi seda tüüpi inimene, kes ei klammerdu ühegi tõe külge. Mulle meeldib, ma kogen elus palju rohkem, kui ma kogu aeg luban endal neid erinevaid tõdesid nagu kogeda ja siis vaadata, mis see minu oma on ja nagu leida läbi selle kogemuse ülesse. ja siis ma nagu, et see nagu üks sõnum, mida ma mõtlesin ka läbi selle, on sellised podcast'i seeriad või need kohtumised, et, et päriselt nagu et see sõnum on see, et nagu et kogu aeg olge niisuguse teadlikkusega kohal, mis on mis on nagu see nagu, et kõik on nagu, et sellesse minu juttu võib-olla ei pea suhtuma nagu see on ainus tõde maailmas, tehke nii, vaid see just, et ma nagu tahangi, et kogu aeg selles kuulamises oleks olemas see teie enda teadlikkus, mis mõnes mõttes sinu enda keha, kes ütleb, ahaa, see on minu viis, see on minu asi, et sa nagu julgeksid, et sa lubaksidki endal olla see hipi, kes on edukas, noh, põhimõtteliselt nagu, et sina ise annad endale loa ja sa oledki see edukas hipi ja sa võid olla, näha, kuidas iganes välja. ja nii huvitav oli mul seal oma tütre 12. klassi aktusel olla, kus ma sain aru, et mul on mingid võib-olla siis hinnangud või noh, mingi vana minu kogemus mingitest noortest. ja siis lava peal olid kaks tüdrukut seal, kes lõpetasid, niisugused nagu kooditüdrukud, noh, mustad juuksed, lillad juuksed, värvilised juuksed, riietus nagu, nad olid nagu ikka päris nagu selleks lõpupäevaks ikkagi niisuguse üliägeda kooti värgi nagu selga pannud. ja siis hakatakse kätte andma neid tunnistusi ja siis ühed edukamad, nagu nad said need kiituskirju ja nagu noh,
nad olid nagu ühed edukamad selles lennus oma lõputulemustel, nad said mingi Arvo Pärdi konkursil mingid parimad tulemused ja tagasisidet. ja siis ma vaatasin nagu seda, noh, inimesi saalis, iseennast jälgisin nagu samal ajal ka, et kas mul oli mingi hinnang sellele, et inimene nägi välja mingil viisil ja ma eeldasin, et tal on nagu see protestantlikkus mingil viisil nagu temas nagu noh, et kas mul on mingid asjad siin enda peas nagu, et kuidas ma mõtlesin, et kui minu ajal üsna enamasti lihtsalt minu kogemus oli nendest nagu tüdrukutest tavaliselt see, et nad lihtsalt nagu tegid oma mingid asjad nagu läbi ja nad üldiselt kooli kohale ei ilmunud ja noh, nende hinded ja tulemused selle tõttu nagu ei olnud ka väga, kuidas ma ütlen siis, väga head. ja siis nüüd ma lähen sinna lõpuaktusele ja siis kõige edukamad on just sellised nagu välimuse mõttest, muidu noh, võiks arvata, et neil on mingi lugu kaasas, tegelikult nagu see oli minu enda peas, onju. ja siis ma just mõtlesin seda, et kui mingi hetk ma siin sellele äh, mõtlesin nagu siin enda sisemisele geeniusele justkui mingil hetkel ma Eva Lepiku materjale hästi palju nagu töötasin läbi ja mingil hetkel ta hästi palju rääkis oma sisemisest geeniusest. ja siis ma mingi hetk mõtlen, et noh, ja see on ka identiteediga selles mõttes nagu seotud, et aga mis siis, kui minu sisemine geenius, et kui ma päriselt saan temaga kontakti ja siis ta on nagu ühiskonna vaates nagu mingi lollakas nagu noh, et vaata see hirm lihtsalt, et äkki minu see sisemine geenius on mingi selline nagu hoopis nagu noh, midagi sellist, mida ma ise ei suuda aktsepteerida mõnes mõttes, sest ma kardan, et kuidas teised suudavad seda aktsepteerida. ja ma tean, et ma päris kaua istusin sellega, mõtlesin, et issand, et anyway nagu, kui me mõtleme, et see I am või see mina olen on tegelikult armastus, siis nagu vahet ei ole, kuidas ta välja näeb, siis ta on nagu ikkagi on armastus nagu, et seal ei ole nagu seda, ta on rõõm ja armastus ja sagedused, mis on nagu tegelikult loovad maailmale head, et no miks ma pean kartma seda. aga see on nii huvitav, vaata, et mõttekäik kohe, et mul, et sest, et osad on nagu väljendanud, et nende see protsess nagu sinna sisemise geeniuseni on osadel olnud selline natukene pöörane. no ma ei tea, mõni mulle ütles ette, et ma pean nüüd pea kiilakaks ajama. no ma ei taha, et ta mulle midagi niisugust ette ütleks. aga noh, see on nagu see meele loodud värk, mis hakkab kohe tööle ja samal ajal on info mulle, et mida mina kardan nagu. noh, mis siis juhtub? mis siis juhtub tegelikult, on ju? ehk siis, et see mäng selle nagu ja samal ajal see on mäng, on ju. see ongi nagu see elu ja mõnes mõttes mõnikord võib-olla meie nagu see sisemine juhatus palubki meil teha mingeid nagu mõnes mõttes nagu jaburaid asju või elu, et me ise alateadlikult loome oma ellu neid situatsioone, kus meil on siis vaja nagu midagi nagu kogeda selleks, et me tegelikult lahti ühendaksime mingist loost ja, ja, ja mõnes mõttes noh, see ja enamasti nii palju, kui ma neid rikkaid mentoreid olen kuulanud, kes neid miljonäre õpetavaid on ju, siis nad tegelikult enamuste lugudes, mida ma olen märganud, on peaaegu alati nad mingil hetkel tuleb selle näide, et nad teevad mingi summalise noh, a la six figure, noh, et see kuuekohaline number või et kui nad teevad oma neid hüppeid üle klaaslae mingi noh, laiendavad järjest, siis enamasti on niisugune kordus, et ennem seda nagu, et siis tekivad need rahast lahtiühenduse kohad, kus palutakse sul kõigepealt raha tähendusest mingil koha pealt mingi summa küljest nagu lahti siduda, onju. ja siis tavaliselt sa ise alateadlikult lood, et sa alateadlikult lood seda lahtiühendust selleks, et sa oleksid võimeline võtma vastu rohkem ja ei klammerduks. ja see on olnud ka niisugune nagu minu jaoks ka selline asi, millel ma tahtsin täna peatuda. et et mõnes mõttes nagu see kaos tuleb ühel hetkel ja alateadlikult me võime nagu ka mitte tahta kas endale märkmikusse kirja panna. no näiteks seesama edukas hipi on väga hea näide, on ju. et me võib-olla kardame mõnikord kirja panna midagi, mis selle hipi elu juurde kuulub. sest see on nii ebamugav mõte, aga et samal ajal on teadmine. ja siis ja me teame seda, et see nagu sisemiselt on ikkagi mingi äh, liip. no niisugune nagu see koht, kus ma tegelikult pean tegema
mingeid otsuseid teistmoodi, kui ma võib-olla täna teen või ma pean ennast kuidagi, ma ei tea, kasvõi enda standardite mõttes midagi muutma, mis on sellele praegusele minule ebamugav ja me juba teame seda ette ja siis me nagu kardame seda luua. siis me saame aru, et no ma ei tea. noh, see on ka niisugune meele poolt loodud asi, aga mina olengi aru saanud sellest, et mõnikord, kui me vaatame nagu peale, mingi valguse näitame peale, siis nagu kaob see üldse teema nagu laualt ära. aga et ma näen, et on mingid inimesed meie elus, keda me peame kalliks ja tegelikult me teame, et tegelikult ta ei kuulu selle minu juurde või noh, vähemalt sellisel kujul, nagu ta täna on näiteks. ja siis ja loomulikult teised inimesed saavad muutuda ja enamasti muutuvadki, kui meie muutume, on ju. et me hakkame kogema lihtsalt neid inimesi teistmoodi. et aga mõnikord on nagu nii raske lahti lasta sellest, et ma peaksin sellest inimesest kuidagi lahti laskma. et noh, ta on lihtsalt nii kallis, nii lähedal kuidagi. ja siis ma tahtsingi siia nagu kuidagi selle kaose teema ja ma olen looja ja kaasalooja ka siis enda elus. selle nagu näidistuseks, et me Madliga oleme ju siin kohtunud varem ka niimoodi vestluste teel. ja siis ma alati olen ka öelnud, et vaata, mis mul vahepeal siin 2 nädala jooksul on juhtunud. et siis täpselt minuga sellel nädalal toimus üks niisugune lugu, mis nagu ma mõtlesin, et mu ajud lendavad peast ära. et mida ma loon nagu ja siis ma kuidagi olen nüüd paar päeva saanud sellele kogu süsteemile nagu järgi mõelda või üle mõelda. siis, et ma olen märganud, et mul igas kuus toimub mingi niisugune nagu mingi lookoht. ja tavaliselt ongi niimoodi, et kui me hakkame looma järjest, 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 vaata need versioonid hakkavad üksteisele minema nii lähedale, ehk siis, et me juba tunneme, et see versioon meist on juba kohal nii-öelda. noh, juba toimub niisugune täielik ühendumine ja sellepärast samadhi võidki ka tunda seda, et aga ta ei ole midagi erilist, noh, selles mõttes, et ta ei ole teistsugune, ta on täitsa sarnane selle minuga, kes ma juba täna olen, on ju. ja siis, ja üsna sageli, et selleks, et see täpselt see noh, lõplik niisugune sulandumine, nii et ma olengi see selle hetke eel tavaliselt me ikkagi mingil viisil see vana nagu hakkab kaitsma, siis me alateadlikult loome mingit asja oma ellu. ühesõnaga, mina hakkasin aru saama, et selle kuu nagu see low moment nagu igal kuul mul toimub mingi niisugune hästi-hästi-hästi ja siis ma tõmban ise nagu enda sagedusele ja elule nagu mingi vee peale. hakkas see hetk tulema ja tavaliselt ma olen tahtnud nagu seda, tavaliselt see kuidagi on eskaleerunud siis suhtes või noh, kuidagi enda lähedal. ja ma hakkasin aru saama, et mees siin vaatas seda jalgpalli MM-i ja mina näen, et mingi vana lugu hakkab mängima, et umbes näed, ta ei tahagi minuga koos magama minna ja noh, mingi niisugune noh, vana lugu, kes tahab tõestust leida, et mind ei taheta, mind ei valita bla, bla, blablabla. ütlen siis talle, kuule, hei, et mul on nüüd see lähedal, et ma siin hakkan mingit rumalat lugu rääkima, et ära nagu ära reageeri. lihtsalt noh, mõtlesin, et ma tahan lihtsalt astuda sellest mustrist välja, et oleme teadlikud lihtsalt. nii, siis ilusti tema nagu, ilusti oli kohal ja tema kaudu nagu midagi ei loonud ja lähen tööle, sõidan töö juurde ja siis, aga juba noh, aga ma ise keha tasandil tunnen, et no mingi värk käib noh. ja siis, ja siis helistab mulle üks ja siis helistab mulle üks vanem härra, kes aeg-ajalt helistab mulle. tema helistab mulle ja minu niisugune, jah, hoian terve päeva, et ei mingitesse emotsioonidega kaasa ei lähe ja midagi ei juhtu. ja siis saan sa aru, see vanem härra helistab ja mul on niisugune vihaplahvatus sees, et no mine pekki, ma ei vihasta mitte kunagi ja see mees ajab mind nagu nii vihale, kui saab olla niimoodi, et ma isegi tõstan häält ja nagu mingi hull, noh, ja saan aru, et okei, ma ise olen selle nagu tüübi enda ellu nagu ka loonud millegi jaoks, on ju. ja tükk aega just olin nagu rõõmustanud eelmine nädal, et noh, eks ma siis enda teadvusesse lõin, et mul ei ole niisuguseid tugevaid triggereid, et ma vihastaksin elus nagu, ei ole niisugust nagu viha trigger'it, on ju. et aga ma saan aru, et noh, et mingi viha peab olema, sest et ma näen, et minu ümber on inimesi, kes on nagu vihased üsna palju. aga noh, ma ei lähe kaasa sellega, aga midagi minus nagu on kuskil peidus.
noh, siis ja siis see kogu nagu see pall nagu hakkas sealt veerema ja siis ma isegi sõitsin nagu, peatasin auto kinni, parkisin ära ja mõtlesin, et okei, peatan siin ilusa järve ääres, et tahan äkki niikuinii turundusasju teha, midagi, pilte ja näen ägedat luiget ja siis minu tähelepanu läheb nendele luikedele ja siis ma leebun, kuulan selle inimese pahameele ära ja nii edasi, onju. ja siis tema lõpetab kõne ära, mina teen mingid videod ära ja siis mina tahan minna auto peale, et sõita koju. aga sellel ajal isane luik, ma filmisin luikesid, võib-olla keegi sotsiaalmeedias märkas neid ilusaid luikesid ja siis mina, ja isane luik, siis nendest tuleb sinna, ma olin nagu teisel pool silda, tuligi täpselt silla alla, nii et mina sillast üle minna enam ei saa. Teeb mulle nagu niisugust häält, et noh, nagu tahaks rünnata ja hoiatab mind, et ära tule lähemale. siis mõtlesin, et okei, istun siin veel, siis küll ta ära ujub sealt ja siis ma saan üle silla ja ei hakanud üldse, lõdvestusin sellesse, mõtlesin oma selle kõne peale, miks ma nii vihane olen. ja mis koht minus nagu niimoodi reageerib, et mis see on ja ma sain nagu sealt aru seda, et tegelikult see tüüp helistas mulle, üliäge vanamees muidu, aga tal on kogu aeg minu töö kohta midagi öelda. ja, ja saan aru, et ta surus sisuliselt, ma pidin iseendale ütlema, et kui me mängime seda loojamängu, et ma pidin talle ütlema, et ta tahtis mulle mingid äriideed maha müüa, mida mina peaksin tegema, aga ma ütlesin, et tead, mina usun sellesse, et inimesed, kes, kui mingit toodet luua, et seda peavad looma need inimesed, kes teevad seda südamega ja hingest ja mina ei ole see inimene. noh, lihtsalt nagu saangi aru, et ma ütlen ise välja, et noh, et ma ei soovi seda tööd teha. ja siis, ja noh, ja siis kõikide asjade nagu, aga ikkagi toon ennast mingi, Einike, emotsioon ei hakka siin, ei lähe mingisse emotsioonide varri kaasa, sest et see muster ja ma tavaliselt nagu kukun selle emotsioonide sisse, et see ei ole enam emotsioonide äratundmine, vaid tavaliselt siis ma kuidagi plahvatan nii, et ma tegelikult lähen varjumänguga kaasa. mina ei lähe selle kiigega seekord kaasa, jälle toon ennast nagu ta-ta-ta, et olen hästi, astun sellest mustrist välja. siis sõidan koju ja siis peaaegu enne kodu siis mul tuli mingi hull pissihäda peale nagu päriselt nagu mingi niisugune, et noh, nüüd ma pean minema ja siis tanklatee peal, okei, lähen siis käin vetsus ja järgmine mingi 10 minutit läinud ja siis hakkan kodule lähemale jõudma ja juba nagu heas tundes kuulan mingit head podcast'i ja vaatasin, et okei. ja keha tasandil ka nagu, et noh, juba hakkab nagu looma. ja siis, siis mul oli nagu üks siin kodu juures ühel ristmikul oli toimunud tohutu autoõnnetus niimoodi, et inimesed olid seal maas ja 4 autot, mingi sodi ja samal ajal politseiga nagu jõudsin ja siis keegi oli ühest autost selle ühe inimese nagu välja võtnud, kes siis noh, enam-vähem liikumatult seal oli ja saad aru, kus see siis minu sees nagu see kogu noh, et noh, et ja ma olen nii tundlik ka, et siis ma nagu korraga tundsin nende inimeste nagu emotsioone, seda šokki, seda segadust, seda kõike ja siis, ja no, ja siis see oli nagu see hetk, kus ma nagu tundsin, et noh, nüüd on nagu, ma ei suuda nagu enam seda emotsiooni, et siis mul tuli nagu kogu see emotsioonide nagu tulv, viha, kurbus nagu ma ei tea, mis nagu šokk, kõik tuli nagu korraga. siis ma mõtlesin, et okei, et kas siis nagu niisuguseid asju peab enda ellu looma? noh, mõnes mõttes on ju. aga teisest küljest täpselt sama koht, et tegelikult noh, me ei saa nagu ära joosta selle enda eest, kui me midagi loome. ehk siis, et kui me oleme selles protsessis, et kus me hakkame midagi väga teadlikult looma, mis on, mida erinevam on see sellest minust, kes ma täna elan, keda ma täna elan, siis tegelikult seal tekib nagu see koht, kus me peame olema mõnes mõttes nendeks nagu mingitest niisuguse kaoste elementideks ja nendeks situatsioonideks valmis, kus meil on vaja midagi läbi protsessida. selleks me ei pea mingit jama looma, aga mõnes mõttes me ei saa seda nagu kontrollida. ja ma arvangi, et see on üks peamisi põhjuseid, miks inimesed nagu peatuvad, ennast ise peatavad, sest nad tahavad ikkagi säilitada mingil tasandil kontrolli selle üle, mis elus toimub. et muidu me kõik, ma arvan, et päris palju niisugust kvantumhüppeid teeksime elus, kui me nagu seda kohta nagu ei kardaks, et see teadmine meis on olemas ja mida rohkem me oleme endaga tööd teinud, seda nagu lähemal on võib-olla ka see
endalikum versioon, sest et noh, minu eesmärk, näiteks minu isiklik eesmärk ei ole kindlasti kuidagi lihtsalt nagu kehastada midagi või saada noh, et ei ole nagu seda kohta, et ma ei tea, ma kindlasti pean miljonäriks saama, noh, mul ei ole nagu seda kohta, et ma pean kindlasti miljonär olema, aga üliäge on või see võib-olla juhtub, on ju, ma ei tea. aga täna ei ole see minu see esimene koht, millele ma tahan nagu pühenduda nii-öelda. ja see tundub võib-olla ka praeguse minu jaoks natuke kauge. noh, lihtsalt et siis ma ei oska võib-olla seda niimoodi ette kirjutada, ette kujutada nagu enda keha tasandil ka või nagu enda sees selle tundena. ja samas nagu päris huvitav, et selle eelmise mõtteharjutusega, kus ma ütlen, et Einike, kelle kontol on miljon, harjutuse kontekstis nagu väga hea tunne, nagu väga mõnus tunne on ju tekib ja kuidas ta maksab arveid. ehk siis, et see ongi nagu täpselt see, et, et, et kuidas me tegelikult ennast ikkagi nii tagasi hoiame ja enamasti, mida me kardame, on siis rohkem armastust, rohkem raha, rohkem rõõmu ja samal ajal me tahame neid asju. aga samal ajal me nagu, sest enamasti ju kui noh, et see on nii ebaloogiline, et me kardame rohkem armastust näiteks või kohalolu mõttes me küll arvame, et tulemus teeb meid õnnelikuks, on ju. aga küsimus ja mille pärast ma aina rohkem viimasel ajal just ka noh, nagu nii lihtne on hakata arvama, et need kuidas ma ütlen, et umbes, et noh, meie elus juhtuvad noh, mingid asjad, vaata, et on ka nagu, et on mingi protsess ja siis näiteks see tulemus ei ole üldse see, mis sa nagu lootsid, et noh, justkui ebaõnnestusid, on ju. Aga tegelikult, kui sageli on nii, et need protsessid, milles me peame osalised olema, see kogemus on olulisem. ja tegelikult ongi ju üsna sageli nii, et meid valmistatakse ette selleks mingiks asjaks, noh, mis me ise oleme loonud. et nagu see hakkab niimoodi nagu noh, et see on nagu protsessi loomulik osa ja tegelikult ju sageli ka lõpeb see nagu selle koha peal, kus meil on see kogemus käes, mille järgi me selle asja raames tegelikult läksime. et siis see ei pruugigi nagu materialiseeruda lõpuks sellena, mille pärast me sinna läksime. me võime täiesti nagu selle protsessi sees aru saada sellest ja mul oli täpselt selle kõnevärgiga oli ka mul nagu hästi naljakas. et ma sain aru, et ma kirjutasin aasta alguses oma märkmikusse, et ja mul on mingi desktopi peal ka, kuidas Einike peab kõnet. ja nagu see, et ma panin, et 400 inimesele ma pean kõne, motiveeriva, inspireeriva kõne, kogen seda täiega ja naudin seda täiega ja nagu mind kutsutakse kõnet nagu tegema. aga noh, ega ma ei täpsustanud, kus või mis, kes see publik on. aga et kui ma ja kuidas see ja see oli nagu nii ideaalne näide sellest, et sa ennem ise astud, kui sa tead üldse, kuidas see ülejäänud lahti rullub. ehk siis see teadmine ju tuli aprilli lõpus, et oh, ma lähen sinna kõneklubisse nagu lihtsalt, ma tahan nagu lihtsalt ennast õppida paremini veel väljendama, neid lugusid rääkima. nii kui ma regasin sinna ära, siis tegelikult ennem selle registreerimise ja selle kohtumise vahel tuli mulle ettepanek, et ma teeksin seal tütre lõpetamisel kõne. ja, ja siis, kui ma esimesele kõneklubi kohtumisele läksin, siis ma seal sain öelda, et ma tahan ennem nagu järgmisel kõneklubi kohtumisel, ma tahan teha päris kõne nagu proovikõne. et ma tahan päris kõnega tulla. ja ja see protsess lihtsalt nagu oli nii äge, kogu see protsess. aga ja siis see materialiseeruski selles mõttes, et saalis oligi mingi 400 inimest seal umbes noh, midagi sellist. aga see rõõm või see elevus ja ärevus ja see, nagu sa ütlesid, see, et ma päriselt, et kõige olulisem oli minu jaoks tegelikult see tunne, et ma sain hakkama nii, et ma puudutasin, et minu kõnel oli mõju. ja ma sain hakkama nii, et ma ei tardunud,
et ma ise nautisin, ma suutsin nagu eristada, ma ei tea, õpetajad ja vanemad on ju seal ruumis ka nagu kehakeeleliselt ja et, et noh, et vaata see protsess, see kõik oli nii nagu elav, see tekitas minus nagu nii suurt rõõmu ja noh, see ongi nagu mõnes mõttes, et see on mingi jabur asi, et miks peaks tulema üldse kellelgi mingi manifesteerimise hetkel üldse niisugune mõte, et ta tahab mingi kõne pidada, mingi inspireerivat kõne. aga ma saan aru, et noh, ega ma ei tea, kuhu see viib, aga millest ma sain aru, et lihtsalt neid samme, neid paari sammu, need paar kõneklubi kohtumist ja siis see kõne pidamine. täna hommikul ma lihtsalt vaatasin seda eile salvestatud riili ja ma vaatan seda ennast seal nagu selle peale, mõtlesin, et issand, ma olen järsku hakanud rääkima palju, nagu nii palju rohkem sellisel viisil, nagu ma olen tahtnud, aga mida ma ei suutnud ennem teha. et ma ilma publikuta räägin, mingi isegi nagu huuk on asjal ja mingi täitsa ilus sõnastus on nagu asjadel et ma järsku näen ennast rääkimas viisil, mis mulle meeldib, millel mul ei ole mingit kriitikat, ma ei anna endale halvustavaid hinnanguid, vaid ma tunnen rõõmu sellest endast, kes ma seal olen. et need nagu pisikesed sammud, mis tundusid nagu lihtsalt mingi kogemus on ju, aga see, kui palju see mõnes mõttes mind sisemiselt muutis ja lihtsalt sellepärast, et ma lihtsalt nägin ennast naisena, kes seisab laval ja peab kõne, onju. ja see on nii huvitav koht, vaata. et see viib, mina ei tea, kuhu ta viib või ei vii, noh, seda näitab elu, onju. aga et just, et ma alistusin mõnes mõttes sellele enda soovile ja, ja, ja mõnes mõttes lubasin endal siis kogeda seda 400 inimesele kõnepidamist, onju. ja see oli ja sellepärast ma ütlengi, et ka see mäng või see nii-öelda tänase kohtumise praktiline osa ongi nagu ju mõnes mõttes sellest, et mida ma nagu tahan, et te siin koos minuga kirjutate, et te lubaksite ka endal sellesse enda ütleme siis mulle ei meeldi tegelikult need tuleviku mina ja järgmine mina ja uus mina, mulle tegelikult ei meeldi üldse need nagu mõisted ja need on alati must tekitanud nagu niisugust nagu aga ma paremat varianti nagu nendest sõnastusteks nagu mõnes mõttes ei ole. aga see harjutus ise, et nagu, et kui te mõtletegi kasvõi sellele rõõmu aspektile, enda kire aspektile või sellele, et mis tekitab päriselt elevust. et kui te kirjutate selles tänases nagu niisuguses pööripäeva energias ka, et siis lubage nagu panna enda seda versiooni sinna kirja kellel on ka niisuguseid pisikesi krutske kohti, vaata. Neid kohti, kus sa nagu lubad neid nagu, nagu see minu mingi inspiratsioonikõneleja mingi kiits on. või vahet ei ole, mis see teil on ju. aga lihtsalt, et me võtamegi praegu nagu niisuguse, isegi ma arvan, et 5 kuni 10 minutit, et saaks ka nagu päriselt nagu kogeda seda, et see flow hakkaks tulema, et need nagu et see kirjeldus saab ollagi nagu see, kus on nagu niisugune kirjeldus sellest sinust, sinu vormis, et mina olen see ja teen seda ja kogen seda ja käin seal ja kuidas mul mingid asjad juhtuvad. aga et lubage sinna sisse panna ka niisuguseid nagu mängulisi kohti, et mõnes mõttes tore on, kui juhtub, aga midagi ei juhtu ka, kui ei juhtu otseselt. et vaata, need tekitavad meie keha tasandil ja kõik, mis teadvusesse tuleb, on mõnes mõttes need asjad, milleks me tegelikult oleme valmis. ega meie teadvusesse midagi niisugust ei tule, milleks me valmis ei ole. lihtsalt mõned asjad võib-olla tekitavad keha tasandil natukene rohkem ebamugavust. aga see võibki olla lihtsalt nagu seesama kirjeldus, kuidas see, ma ei tea, su partner toob midagi või teeb midagi, mida sa oled tükk aega nagu lihtsalt nagu mõelnud, et ta võiks teha või siis on mõni äripartner, kes nagu teeb midagi, et võid minna nagu niisugustesse nagu pisidetailidesse, no ma ei tea, lihtsalt, ma ei tea, savikrohv seinal. mul on uus kodu, kus on, ma ei tea, savivärvidega värvitud sein. ja ma joon seal täna hommikul kohvi, onju. et vaata,
see võib olla nagu mingi niisugune asi, mis nüüd kellegi teise jaoks, et kuradi savivärvidega, mille jaoks peaks keegi olema savikrohviga siin. noh, vaata just need kohad. aga vaata, et kus sa tead, kus on see sinu maitsekoht natukene. et kes on see, kes on see sina. ta ei pea üldse ulmeliselt erinema sellest, kes sa täna oled. ja see ongi, ma arvan, et üks suurimaid illusioone, et me arvame, et ta on väga erinev. siis me arvame, et midagi on puudu, ma pean midagi teisiti tegema, ei pea üldse. aga võib-olla on tema lihtsalt elukvaliteedis mingid väiksed nõksud, mis on nagu teistmoodi. erilist asja, mida me nagu elus tahame ja siis ma nagu kuidagi laiendan seda siia. et ma ei tea, miks see praegu tahab tulla ja ma mõtlesin, et okei, see tundub nii ebaloogiline, aga et mõnes mõttes, et kui te praegu nagu sellele iseendale nagu mõtlete, kes on nagu hästi elus ja, ja kes päriselt nagu ütleme, et 100% päevast ongi see täidetud sellise nagu rõõmuga sellega, et sa teedki 100% päevast nagu ainult neid asju, mis nagu sind täidavad, onju. et nagu mõnes mõttes, et luba endal kasvõi korraks minna nagu kõige paremas mõttes nagu crazy'ks. et nagu, et, et sa nagu, et sa tegelikult tead, mis on need asjad, mis nagu äh, tekitavad sinus mingisugust niisugust tunnet, et ongi, vaat seda ma tahan nagu. Natuke niisugune nagu tiiger, kes nagu, jess, jaa, ma tunnen seda, et mu elu nüüd nagu käib, kui mu päevad olekski nii. ja ma saan aru, et see on nagu see momentum, et sa eladki selle, et see päev ongi nagu momentumis elamine, aga et lihtsalt proovi korraks kontakti saada selle endaga. Äh, sest et sa ei ole ka ainult nagu, ma ei tea, ema või ettevõtja või ma ei tea, naine. et need ei ole eraldi osad ja tegelikult ühte päeva mahub nagu nii palju. et siis minna nagu sinna sellesse, et ma võtan praegu ühendust selle enda nagu kõige elusama versiooniga endast ja mis on need asjad, mis seal sinu kõige elusamas versioonis on. ja tegelikult ja siin ka nagu seda teist poolt sisse, et vaata, et kuidas sa nagu lõdvestud, kuidas sa lõõgastud, vaata, sest et ka see, et meil ei pea olema kogu aeg nagu über high see elu. aga et lihtsalt, aga noh, et et see, kes suudab võtta nagu neid über high'sid asju ka enda jaoks nagu see ja seepärast ma ütlengi, et minu jaoks oli high see mingi, ma ei tea, kooli lõpetamisel see lava peal kõne on ju, see oli minu energeetiliselt nagu minu jaoks hästi high moment. aga, aga samal ajal, et milline on see elu, no ma ei tea, et mina nagu täiega näen, et minu nagu, et kui ma toon nagu ühe detaili ainult, siis kui ma panen silmad kinni ja mõtlen, et see Inike, kes nagu, milline on see nagu elu, mida ma tegelikult ma tunnen, et mis pakuks mulle hästi palju, kui ma ühte detaili sealt kirjeldan, siis hästi huvitav, see on maja hoopis Vahemere ääres ja ma olen elutoas ja on mingi keskpäevane aeg. ja seal on nagu kaks momenti, aga see keskpäevane aeg, see on midagi sellist, et ma tean, et mul on mingi teine korrus sellel majal ja ma tean, et seal on minu see tööarvuti ja tegelikult ma naudin seda, et on nagu need ärikohtumised ja mingi sisu loomine. aga et kõige haim moment ongi minu jaoks see, kus on see nagu vaikus, rahu, ilma mingite väliste mõjutajateta. et kuidagi kõige mõnusam sagedus minu keha jaoks on nagu see, et on lihtsalt olemine ilma tõestuseta, ilma kiirustuseta. et noh, et see on nagu tegelikult nii detail. aga ma näen, et see on mingi oluline detail selle naise elus. ja ma näengi, et ma teadlikult olen viimasel ajal hakanud seda tooma ka oma selles füüsilises ilma Vahemereta reaalsuses on ju. ühesõnaga, panen nüüd taimeri ja panen suu kinni.